No nii, tere taas. Siin siis jällegi Meelis Kaldalu. Talent otsib kodu, nagu ma ennast viimasel ajal tutvustanud olen. Ja siis aktiivselt sekkumas homodebatti. Nagu te näete, ma olen isegi vahetanud ära särgi selle puhul. Ja vahepeal juhtusin ka kiikama uuesti kooselu.ee leheküljel ja tuleb välja, et see lehekülg ei olegi maas. Lihtsalt, et nende webmaster on nagu unustanud teha sellist, ma ei mäletagi tehnilist terminit, põhimõtteliselt mingit sellist väga väikest õgvendust, et kooselu.ee ei vii kuhugi, aga www.kooselu.ee viib siis meid sihile. Ja sinna siis soovitan kõigil minna, tasuta reklaam siis Peeter Rivase projektile Eestis. Pikemas perspektiivis ma seda nagu nii väga ei varjatagi, et põhimõtteliselt siis perekonnaseaduse muudatuseni, et mitte ainult mees ja naine ei saaks abielluda, aga ka naine ja nii edasi. Naine ja defineerimata sooga olend, väidetavalt inimene. Aga kurat seda teab, kus selle seksualiseerimise piir täpselt tõmmatakse. Hiljati oli siin, ma ei tea, kas see on mingi Põhja-Korea uudisteagentuuri mingi libauudisega, et Saksamaal olevat intsest nagu nüüd lubatud. Seda ma küll tean, et nii-öelda loomaõiguslased zoofiilid teise sõnaga, täpsema sõnaga küll Saksamaal kõvasti koonduvad ja Hollandis näiteks on siis pedofiilide partei. See ei ole päris poliitiline partei, aga see on nagu nende mõttekoda. See on populaarne sõna nüüdsel ajal. Aga, kuna ma ütlesin, et ma jõudsin sellele koduleheküljele, siis ma panin tähele, et siia on toodud ka hulgaliselt värsket liha ja päris raske suurtüki väge tegelikult. Oi, ja taolise kuradi ilgun ja irisin stiiliga ma nüüd küll kuhugi ei jõua, sest ma näen, et siin on 1, 2, 3, 4 inimest vähemalt, kelle vaateid ma tahaksin kommenteerida ja aga hakkame siis otsast pihta. Ajakirjanik ja kodanikuaktivist. Oi jumal. Urmo Pede fucking Pederublika putsraisk. Oi, kuidas ma seda venda vihkan. Ja mitte ilma asjatult, aga las ta ütleb midagigi vähemalt. Ma olin 9-aastane, kui algas laulev revolutsioon. Kuradi päikesepoiss, ma olin veits noorem. Kodanikuühiskonna edendaja Raive. Sittagi sa edendad siin. Kuradi ma ütlen nagu tõesti halvasti mõnele inimesele, aga ma ütlen põhjusega, sest et ma olen näinud seda tausta inimesed. Ega ma ei ole nagu mingisugune jõhkart või pervert. Aga ma ei tea, ütleb teile midagi, kas te üldse teate, mis on Urmo Kübara taust? Res Publica fucking jopakolla, mis Res Publica ju tegi Eesti rahvale prügikast pähe stiilis ära, et Ukrainas teevad inimesed poliitikutele, Eestis lihtsalt tegid poliitikud rahvale, mingi lubati mida iganes, surmanuhtlust või mingi täielikku absurdsus ja siis selle asja panid back office'is kokku. Mitte enam pederastid, aga Urmo Kübar on pede, eks, aga pedo fucking fiilid. Ja kusjuures Urmo Kübar ei ole pede, ta on lihtsalt ülimalt ennast täis ärpleja, tema oli ju selle rahvakogu kõneis ikka. Põhimõtteliselt järjekordne projekt, mille suurimaks saavutuseks just kujuneski Meelis Kaldalu enda nagu office'itest või avalikest üritustest kõrvale surumine, sest kui ma sinna kuhugi ma ikkagi jõudsin kohale, kui ma kohale jõudsin, küsin nagu nii ebamugavaid küsimusi nende jaoks, et Urmo Kübar hakkas lihtsalt nagu see kuradi vene üleskeeratav nokkiv kana hakkas ühe koha peal kuradi targutama ja põrgatama. Ja ükskõik, mis ta ütleb, ma ütlen juba enne ära, et ma ei ole sellega nõus. Nii et peaaegu kogu mu teadlik elu on kulgenud... Tuli meelde, Kaur Hanson oli see kuradi Res Publica fucking pedofiil, selle kuradi Urmo Kübara kolleeg. Aru saamas, et Eesti on ees
kavandab teha ka niisuguseid otsuseid, nüüd ta hakkab, oi, vabandust, Urmps, et nüüd sa hakkad ju seda asja siin esile tooma, et Eesti nagu Dalai-laama saatis pikalt. Oi. mida võib-olla teised sarnase ajalooga riigid veel ei julge. Selles keskkonnas on just mu jaoks tekkinud mingisugune vastuolu, et miks siis selle teema puhul on teistmoodi. Ma arvan, et inimeste püüdlus õnnele, kuni see õnn ei tule teiste õnnetuste arvelt, on asi, mida alati tuleb toetada. Ja meid on siin Eestis nii vähe ja lõpuks ka meie päevad siin ilmas piisavalt lühikesed, et ükski inimene ei peaks kulutama oma aega tarbetule muretsemisele, et kas ma olen vajalik, kas ma olen samavõrd oodatud, teretulnud nagu... Kurat ikka hakkas pederaste propageerima. No mida oligi arvata? Ma ütlen sulle, no kui sul on Eesti nimel häbi, siis äkki nagu võib-olla see, et mingi luuletuste eest inimesi nagu psühhekspertiisi veetakse. Teine variant tõesti, et nagu Eesti nagu oma kuradi piimapulbri eksportimise nimel kuhugi kuradi hiinlastele. No tõesti, ma olen rassist, aga ma ütlen, mida meid kotivad hiinlased, kui tiibetlastele lastakse kuradi taseriga perse raisk. Sina tahad oma sõpru pommitada, aga seal pommitavad taserid inimesi. Raisk. Ja nüüd sa tuled mulle rääkima, et meil siin Eestis, et kuradi rahvakogu juba keerasime teile perse respublikaga, panime teile prügikasti pähe ja nüüd on teil kuradi hea võimalus anda allkiri kuradi seksualiseerimisele, sundseksualiseerimisele. Laste perekondadest lõppkokkuvõttes eraldamisele. Kuhu see kõlbab, Urmo, kübar? Võtsid ju sõna, et Reformierakond nagu rikkus elementaarseid eetikareegleid oma rahastamisskandaaliga. No kus sa nüüd oled? Kus sa nüüd oled? Tõenäoliselt kusagil oled. Tõenäoliselt sul valimisnimekirjas varsti. Oi, kui edev see Urmo on, noh. No kui ta ei ole pede, siis tõenäoliselt ta ei olegi pede, ta on lihtsalt räme geigar. Ma räägin jällegi omast kogemusest, nagu, et siis kui mina nagu põen ja panen sõnu suhu, et mida küll kurat öelda, et nagu juhtida tähelepanu inimestele, et see rahvakogu oli tegelikult jääkeldri kaudu nagu tillikas inimestele, siis see vend lihtsalt kuradi silus oma kuradi olematut habet ja lihtsalt nägi kaunis välja. Fuck raisk! Teised inimesed. Selles osas on kindlasti ka kooseluseaduse oponentidel õigus, et tegemist on palju olulisema muutusega kui lihtsalt tehnilise küsimusega mingitest lepingutest, mida inimesed võivad sõlmida. Tegemist on... Okei, ma ei viitsi seda enda kuulata rohkem. Mina olen Mari-Liis Lill, töötan Eesti Draamateatris näitlejana ja ma lugesin hiljuti ühte uuringut, kus küsiti Ameerika lapsevanematelt, et kumba nad eelistaksid. Kas seda, et nende laps oleks toimivas paari suhtes, lastega, õnnelik ja gei, või et ta oleks üksik, lastetu ja õnnetu. Ja umbes pooled vastasid, et nad eelistavad viimast varianti. Ja mind tõesti hämmastas see ja ma tahan, et minu laps oleks õnnelik. Ükskõik, milline on tema elukaaslane. Ja ma tahan, et inimesed ja ühiskond tema ümber oleks õnnelikud. No, Mari-Liis Lill. No, mis ma oskan öelda? Mul ei olegi väga mitte midagi selle vastu öelda. Et ma olen nõus Mari-Liisiga, et kui sa nii arvad, siis jah, muidugi on sul absoluutselt emana see õigus. Nii soovida, et see laps oleks õnnelik. Muidugi ma tegelikult, Mari-Liis, julgeks väita, et ka nende inimeste soov, kes kooseluseadust ei poolda, on, et nende lapsed oleks õnnelikud. No sa tõid selle külltki markantse näite, aga
noh ikkagi, et kust need lapsed siis pärinevad meil. Ma oleks selle väitega nagu 100% nõus, kui see oleks näide, et üks variant on, et õnnelik abielus geiga ja teine oleks, et õnnetu, aga hetero. Aga sina tood need lapsed ka sinna ikka veel sisse. Et ma mõtlen, kust need lapsed siis neile geidele tulevad ja siis kus need heterod siis äkki nii lapsetuks jäävad? Noh, kui need lapsed tulevad gei peresse, siis kuskil on ikkagi seal veel keegi, no. Veel mingisugune vanem. Võib-olla samamoodi tegelikult nutab oma last tagasi vanem. Olgu ta siis munaraku doonor või spermadoonor. Mari-Liis, no mõtle selle peale ka, et sina tahad, et laps oleks õnnelik. Laps tahab, et sina ka oleksid õnnelik. Laps tahab, et ta ema oleks ka õnnelik, et ta isa oleks õnnelik. Ja no, ma ei saa aru, kas me tõesti tahame siis lastele siis ajupesu korraldada või? Kas me tõesti tahame oma lastele siis selgeks teha, et see on sinu isa ja see on sinu ka isa. Aga kumb on nagu sinu päris isa, sa ei pea teadma praegu. Sa oled veel väike, sa oled veel rumal. Ei, sinul ei ole ema. Türa, meil ei ole vaja sellist illi ajada lastele. Lapsed saavad väga hästi aru. See on minu isa, homo. See on minu ema, hetero. Ja see on isas sõber, homo. Miks sa peavad mõlemad isad olema? Mis kuradi rõõmu see teile pakub, rahvas? Et nagu võtate kellegi emaduse, isaduse ära. Ja kus juures, noh. Ma saan aru, et te olete nagu natuke teisest, noh, sellest esimesest Eestist. Aga no, ma räägin teile, et tegelikult ma olen elanud. Ma olen ka kusagil olnud see aeg, kui teie olite kooriproovis või hääle seades. Mari-Liis Lill, mäletad äkki? Kuidas mis silma teen kõigile? Mari-Liis tegi hoopis minule silma. No tegelikult tegin mina vist ikka talle. No, vahet pole, aga no faktum on see, et riik läheb laste kallale ja üha aktiivsemalt ja hakkabki andma neid nii-öelda normaalsetele paaridele, no. Nii-öelda esimese Eesti või Norra või fucking Austraalia paaridele, no. Ja ma ei tea, no okei, vaadake seda kõrvalt, aga kurat, ärge kiike sellele kaasa. See ei läinud Mari-Liis Lillile, see oleks rohkem kuradi Kübara Urmole, vanalt pederastile ja eelkõige muidugi sellel Peeter, noh, teate ise, noh. Ma olen Peeter Rebane. Ja ma istun siin ka. Tere, mina olen Märt Avandi. Ja ma istun siin kaamera selleks, et avaldada oma arvamust ja rääkida natukene sellest, mida ma arvan mõistest nimega sallivus. Ja vastandpoolena siis ka sallimatus. Tšau, Valdis. Oli Valdis või? No ilmselt ei ole meile kellelegi uudis, et Eesti ühiskond on suhteliselt sallimatu. No võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega. Ja ma olen sellega nõus. Me oleme üsna sallimatud nende suhtest. Kurat, ma teen väikse pausi. 2 minutit ma räägin sulle oma jällegi kogemusest. Ma ütlen, mul on kogemusi, noh. Siis kui sina tegid lavaproove, eks, ja panid, noh, muid asju oma elus paika, siis mina trippisin. Ma ei ole palju käinud, aga ütleme nii, et ma olen Hollandis käinud. Ja ma usun, et Holland on küll see üks riikidest, mida sa nüüd silmas pead oma supersalliva riigiga ja noh. Ma olen eestlane, aga ma olen ikkagi kosmopoliit ka. No, nii palju ma olen kolanud, et ma olen Hollandis tõesti olnud ja elanud ja näinud ja teinud. Ja teinud ja näinud ka. Ma ei tahaks Eesti oleks Hollandi sallivus. Ma ei taha seda, sest et ma olen näinud seda Hollandi sallivust. No. Ma olen näinud seda Hollandi sallivust, kus sul on nagu, et mul on kuivav kurk, et kas ma saan minna tasuta WC-sse vett jooma? Ei saa, see maksab. No see ongi nagu see Hollandi sallivus. Kõige lühemalt kokkuvõttes, aga noh,
seal on ka immigrandid. On palju immigrante. Mitte nii palju, kui Eestis on venelasi, aga no see on probleem seal. Märt poiss. Läheme koos Hollandisse. On kohad seal selged. Aga no tõenäoliselt, kui sa läheks Amsterdami, siis kui mega, aga no ma ütlen, ole seal aasta 2, 3, 4, nagu mina olen olnud, või 5 või 6. No ma ei ole olnud 5-6 aastat, aga ma olen seal kokku olnud nagu mingi 15 aasta jooksul. Et siis panin üle 13 aasta jooksul. Et see Hollandi sallivus on tegelikult neile väga kõva ringiga tagasi tulnud ja see on tulnud tagasi läbi teise immigrantide põlvkonna. Need inimesed on nii juuretuks niidetud seal. No neil mingid kuradi sellised fantoomiäsemed või fantoomjuured on. Aga see on probleem, noh. Nad on võetud kohtadest näiteks nagu Afganistan, Marokko. Täiesti totaalne teine kultuuritaust. Ka vist ei ole väga sallivad sinu arvates. Aga kas me siis ei ole mitte rassistid, kui me ütleme, et seal kuradi New York City's kuradi ja Amsterdamis elavad sallivad inimesed, aga kuradi Rabatis ja kuradi Teheranis on mingisugused kuradi toikad, need ei olegi päris inimesed. No ma olen nõus suga mõnes mõttes, ongi nii, ega ma neid kuradi kaltspeasid ei kummarda, aga kuigi ütlen, et kui sa tõesti tahad näiteks, oled reisil, sul jääd lennukist maha, võtsid poistega midagi seal kangemat. Muidugi islamid ise ei joo, ära seal kuradi jooma hakka, aga kui sul on vaja kuskil lennujaamas, transferlennujaamas magada. Ja transferlennujaamas magada on ka omaette kunsttükk, sest et sa ei tea, mis kuradi türa peal sind ära tuleb ajama. Mingisuguse idiootse põhjendusega, et siin ei magata näiteks. Ja kusjuures kõige niimoodi koht, kus magada, ongi fucking shiphall, Nad on nagu nad on natsid seal, nad on mingi ärkveloleku natsid, et ei tohi magada, nad tulevad kuradi topivad selle tuleninna ja sallivalt saadavad su pika perse. Ja siis mine sinna taliibide juurde, sinna kuradi pühakotta, lennujaama palvenurka, islamiusuliste oma mošee asendus nii-öelda, seal on see kuradi mis on Koabla või, ühesõnaga see suund Mekasse on ära märgitud ja see on vaip maas ja keerid sinna magama ja eks neid moslemeid ole ka igast türasid, aga võrreldes teiste kongregatsioonidega, seal on nagu kõige suurem tõenäosus, et sa tõesti saad seal rahulikult magada. Sa kasutad oma õigust magada. Nii nagu on õigus armastada, kasutad oma õigust magada. Aga see oli sallivusest Hollandis, kuuleme mis edasi. Kes ei ole eestlased, puhast verd eestlased ja sallimatud teist nahavärvi inimeste suhtes. Me oleme sallimatud teistsuguse seksuaalse orientatsiooniga inimeste suhtes. See on loomulikult üldistus. Meie seas on palju ka väga sallivaid inimesi. Aga üleüldine tendents on selline. Päris mitmel korral olen ma mõelnud vaadates ja kuulates ja tajudes Eestis toimuvat, et sallimatus on meie üks kõige suuremaid probleeme. See hukkamõistmise ja mõistmise vahe, mis on kolossaalselt suur, alati hukkamõistmise kergus on täpselt... Mina olen üks näide siin või? Hukkamõist on täpselt sama kerge kui mõista on raske. Nende kahe mõiste üle olen ma päris palju mõtisklenud, sest et ainest Eesti ühiskond annab selleks väga palju. Ja kooseluseadus, mis puudutab otseselt seda, siis vastuargumente lugedes kumab ikkagi välja kõigele vaatamata, ükskõik kui hea kõnemees või kui suurepärase retoorikaga seda esitatakse, on tegelikult... oleme ausad, minu jaoks see Vardo nüüd küll mingi eriline kõnemees ei ole. Kumab sealt läbi ikkagi sallimatus. Minu arvates on see nii. Kui argumentideks tuuakse traditsioonilise pereväärtuse kadumist või eelkõige rünnakut traditsioonilisele pereväärtusele, siis juba jaos on see nonsens. Minu meelest see ei ole isegi argument nagu mitte kuskilt otsast.
no aga sellega sa ju ise ka patustad sellise avatud suhtumise. Kui sa oleksid Dalai-laama, siis sa näeksid selles argumenti. Okei, mina sind arvutan. Sest et eeldus on ju iseenesest mõistetavalt see, et mitte kedagi ei rünnata, kelleltki ei taheta midagi ära võtta. No kurat, kus iseenesest mõistetavus siin on, kallis Märt? Kui lapsi juba võetakse Euroopas peredest ära ja antud kooseluseadus ainult looks sihtgrupi, kes väga tahaks, et neid hakatakse igast alkohoolikute käest ära võtma. No aga teeme siis alkohoolikute kaitseks ka seaduse. Aga ei tee. Et see põhiargument, ütleme vastaspoolel, mis puudutab kooseluseadust, on minu meelest juba olematu. No okei, see oli jõle demokraat, Märt räägib sinust. Eestis on perekondi, kus puudub isa. On väga palju. Ma ei tea. Kus isa on siis? Statistikat täpselt, eks ju. Aga lõhkisi perekondi on kohutavalt palju. Kurat, kui perekond on lõhkisi, tähendab, et isa puuduks. Võib-olla isa on tööl. Võib-olla isa läks emaga tülli. Võib-olla isa samal ajal armastab oma last. Võib-olla isa ei ole huvitatud, et ei noh, isa peab ema soove muidugi austama. Ma usun, et emal on lapsele suurem õigus kui isal. Absoluutselt. Aga noh, nagu be real nagu. Kui sa arvad, et sa kuradi tegid Valdisest filmi ja nüüd teed talle veel kuradi koos Peeter Putsi abiga nagu kuradi formaal juriidiliselt ära ja siis arvad, et oled mingi kõva käru, siis noh, sa eksid. Sa oled lihtsalt näitleja. Sa oled üks hääl meie ühiskonnas. Sa oledki peamiselt hääl. Näitleja jaoks on hääl hästi oluline. Nagu arvestad, nagu mõtteid on mujalgi. Ja siis räägitakse meile traditsioonilisest perest, mis mureneb, kui me peaksime kooseluseaduse vastu võtma, siis see on jällegi omakorda täielik absurd. No ühesõnaga, sinu väited on, et vastaspoole väited on absurd. Ei olegi argumendid. Et Eestis ei ole üldse sallivust. Ühesõnaga, sa oma hästi peene koelise tonaalsusega lihtsalt mingi teed ära, noh. Paned ära. Ära pani ja sa oled lihtsalt tujurikku ja reis. Et just nimelt see sallivuse küsimus on see, mille pärast isegi sügavamalt mõtlemata on kooseluseadus enam kui õigustatud. Ja ilmselge on ju see, et mitte keegi ei taha mitte kedagi rünnata. Kurat, kas Peeter paneb teile selle mingi kurdi Nordiasse mingisuguse etenduse või? Aga tõenäoliselt panebki. Lihtsalt kõik tahavad olla ühel pulgal. Kõik tahavad võrdseid võimalusi ja kui me taha neid. Mis kuradi ühel pulgal? Inimesed just... Mis kuradi ühel pulgal olemisest sa räägid? Nendele inimestele anda, siis mul tekib küll küsimus, et kes me ise oleme, kelleks me ennast peame, et me tahame otsustada kellegi teise üle. No kurat, mis sa tuled meie parvele või meie pulgale siis kurat kargama? Ja öelda talle, et sina mõtled valesti ja mina mõtlen õigesti. See on ju tegelikult mustvalgelt niimoodi. Ja see on nonsens ja tegelikult on see piinlik lausa. Kuule, Märt, lõpetasid või? Laias laastus ongi see kõik, mida ma arvan sellest. Kuule, Märt, poiss, meid on 1 miljon. Tegelikult Eestis alla 1 miljoni. Meil on rahvas, kellel on käivitunud enesealalhoiu instinkti viimane fucking staadium ja ksenofoobia on osa sellest. Ja võimalus, kuidas me saame selle ksenofoobiale vastu nii, et meil ei teki siin mingid tõsised ekstsessid, on see, et me teeme tõeliselt radikaalse demokraatia uuenduse Eestis.
milleks hakkas lootma, koitma ja põhjus, miks ma Hollandist Eestisse tagasi tulin, ei olnud mitte see, et seal nii kohutavalt sallimatud inimesed. Mulle Holland, ma armastan Hollandit. Ma armastan Hollandit. Holland on mu südames. Iga hetk. Aga see põhjus oli see, et ma tulin lihtsalt Eestis selle rahvakogu fucking vibe'i tuultes. Ma lootsin, et siin Eestis me hakkame nüüd tõesti tegema demokraatia uuendused. Et lubadusi peetakse. Neid ei peetud. Vastupidi, neid rahva usaldust kasutati, meid tillitati väga haledalt seal jääkeldris Harta 12. Kuradi isegi seal arutelu päeval fucking lauluväljakul. No ja lõppkokkuvõttes see Ilves tegi meile rämeda tillika. Ja seadusloomeprotsess on meil nagu fucking 18 sajand. No. Kas sa seda ei tahaks uuendada, kui sa sinu koos elu seadust tahad propageerida? Et äkki teeks tõesti algust rahvakogu taas kokku kutsumisega. Urmo Kübar, see on sulle ka väikene idee. Endas ise selle peale ei tule, vana fucking debiilkraisk. Ühesõnaga, Urmo Kübar on Nilbe Värdjas. Märt Avandi on supernäitleja, kes nagu algust tundub räägib sulatõtt, aga dekonstruktsiooni nagu läbi ilmneb, et tegelikult pläkutab täpselt sama nagu xenofoobselt nagu siin teisedki lihtsalt nagu ütleme niimoodi, et iste on pehmem. Ma ei tea küll, kas ta siin videos istub, aga need Nordea saali istud on väga pehmed. Kuigi lagi varises seal esimesel fucking päeval ja et keegi all surma ei saanud. Ja no Mari-Liis Lill võib-olla on erapoolik, aga mul on kõige mõistlikum tema arvamus. Neist. Tere, minu nimi on Tuuli Roosma ja ma olen kohutavalt tüdinenud sellest homoteemast. Mind paneb siiamaani imestama, et miks me mis asja? Sellel teemal veel räägime või miks me arvame, et meie teame, kes võib kellega koos elada. Teine asi, mis mind paneb... Tuuli, anna andeks, aga ma ei ole mingisugune fucking kõige radikaalsem nagu kooselu seaduse pooldaja, kui sa oled aru saanud. Et tegelikult mina nagu arvan, et elagu inimesed koos ja tehku absoluutselt kõike, mis nad tahavad. Lihtsalt, et mul on lastest kahju. Ja nende päris vanematest. Kohutavalt imestama näiteks televisioonis on see, et me ei tohi näidata inimeste vahelist armastust või seksi. Selles suhtes oled küll õigesti aru saanud, et see kuradi televisiooni fucking klikk, mis on Eestis tegelikult nagu võimul oma fucking meediakombitsatega. See on nüüd küll üks... See on nagu see, kelle vastu me peaks võitlema. See kuradi meedia kolletumise ja kommertsialiseerumise ja ajuvabaduse vastu ja selle vastu, et me võtame ühed inimesed, teeme neist mingid etaljonid teistele inimestele, kuigi need teised inimesed tegelikult on meie väärtus, meie rahva väärtus. Selle vastu küll tasuks sõida, jah. Küll, aga me tohime näidata tapmist. Nii et ma arvan, et mis puudutab kooseluseadust, siis minul ei ole küll näiteks mingit probleemi oma lastele seletamisega, miks 2 meest koos elavad või miks seda teevad 2 naist. Nii et ma arvan, et ei no ma saan aru, ma veel kord kordan, et mul ei ole probleemi seletamast, miks oma lapsele, miks 2 meest koos elavad, aga mul on probleem seletamast oma lapsel nagu keeli tõrgub seda tegemast, et kuule, et sul ei olegi ema. Ja et see teine onu on ka su isa. Kuigi mina olen ka su isa, aga tema on ka su isa. Sest et me ise ka ei tea võib-olla. Võib-olla me ei tea, võib-olla me ei taha sulle öelda. Jõuluvan on ka olemas. et kui me tahaksime tegeleda... Tead seda lugu jõuluvanast, jah, kuidas ta mis seal oli, et oli kõva puuraidur Joosep ja siis nagu noksis endal peenise ära ja aga Maarja tahtis ikka lasta, siis läks, pani võlts habeme ette, pakkus lastele kommi ja oligi maailma esimene jõuluvana. Lapseröövel. Olulisemate teemadega kui see homoteema. Aivar Palumäe rääkis mulle selle loo. Siis otsustaks juba ükskord ja lõplikult ära, et Eestis on kõigil inimestel võrdsed õigused. No ei ole ju kallis Tuuli Eestis inimestel võrdsed õigused, kui meil on selgelt nagu siin kihistumine kas juba tekkinud, absoluutselt ja nagu veel süvenemas, Meil on Eestis nagu
sadu tuhandeid inimesi, kellele mitte keegi ei tee ettepanekut selles kooselu.ee projektis osalema. Siis kui mina nagu võtan kätte ja mingid videod teen, siis mis te arvate, kui no ühesõnaga, meil on tabud ja keelud ja meil kindlasti ei ole kõik inimesed võrdsed ja neid isegi ei pea olema võrdsed. Lihtsalt võrdsed alused peaks olema meie tegevusel, aga neid ka ei ole ju. Ma saan aru, Tuuli, et sul on nagu see oma töövaldkond ja saladused on jõle hästi müüv programm, aga õppude lõpuks sina ikkagi teenid seda kuradit ehk siis seda massiteabekanalit ehk siis seda, kus me võtame vähese käputäie ja teeme nendest etalonid, iidolid mingisuguse massi jaoks. Ja siis stressav massava informatsi nagu täiega võimendab seda. Tehakse Postimehes fucking esilehekülje uudisena umbes, et Liis Lemsalu kaameli kuradi varvas oli näha. Saate aru, jah? Ühesõnaga, ma olen siin 31 minti pläkutanud, aga samas on ka 4 nii-öelda staari läbi võetud ja rohkem tõesti ei viitsi sellega tegeleda. Ma lahen nüüd üles ja ma kutsun teid inimesi A neid vaatama, B ise samamoodi pöördumistega esinema. Mitte ainult selle kooseluseaduse teemal, aga igal teemal. Mis üldse nagu teemaks tuleb ja ma ütlen teile siis välja, et ma pooldan iseenesest seda kooseluseadust, aga absoluutselt ma ei ole nõus, et seda tehakse meile nii, nagu seda meile pähe surutakse, vaid vastupidi, see teema tuleks püstitada rahva kogus, mis tuleks selleks ja paljudeks muudeks otstarveteks uuesti avada ja türapead nagu Urmo Kübar tuleb sellest projektist kaarega kaugel hoida. Kui vaja, me teeme selle ise, me paneme selle püsti. Rahvas, ma olen siin olnud hästi kriitiline, aga ma ütlen, et ma ei ole tegelikult mitte üldse nii kõva mees, tõesti, ma olen eestlane, täpsemini setu, aga tihti ma olen näiteks venelastega rääkides vene keelele üle, lihtsalt ma ei viitsi inimestele tüli tekitada, See, et ma siin nagu tõesti häält tõssin, on see, et ma olen nagu tõsiselt pissed off fucking türapeade karja peale, kes tegelikult takistavad meil rahvana ennast kehtestamast. Kusjuures ma ei pea silmas, et on olemas mingi proletariaat ja minul on mingi proletariaadi heeros. Ei, absoluutselt mitte. Kuigi. Ma ütlen, et kus on tööliste kelder? Kas te teate, mis asi on tööliste kelder? Kas te teate, kes on Jaan Tomp? Et eks ju tegelikult see pool Eestist, on kuhugi lihtsalt nagu sorgatud ja meil on mingi teine pool, eks Eestist, kus on Obama ja Maria Under. Ma ei tea, kui terviklik selle poolikuna ringi kargamine nagu meie jaoks pikemas perspektiivis on, aga ma ei tea, see ei ole teema, ma ei taha mitte kedagi esindada, ma tahan, et Eesti rahvas ennast ise esindaks. Selleks tuleb luua elementaarsed võimalused ja usaldus ja infolevik on alati igasuguste võimaluste. Kaamelivarvas. Ei, alus. Ja armastus on ka kõige alus. Head aega, kuulmiseni.